Tere tulemast tagasi! Seekord vaatame, kuidas koostada võrrandit tekstiülesandega, mis põhineb siis võrdhaarsel kolmnurgal. Ülesanne on võetud siis 6. klassi teise osa matemaatikaõpikust. Esmalt tuleks siis tekstiülesanne üldsegi läbi lugeda. Ehk siis võrdhaarse kolmnurga ümbermõõt on meil 3,5 meetrit. Alus on 1 meetri võrra lühem kui haarad ja tuleb koostada siis võrrand ning arvutada kolmnurga aluse pikkus. Mul on siin illustreerivalt ka juba valmis joonestatud üks kolmnurk, mis on ka võrdhaarne. Meil on siin võrdse pikkusega haarade tähised ning kirjas on ka siin, et kolmas külg on aluseks. Ja nüüd, kuidas ma saaksin teha võrrandi? Selleks mul läheb esmalt vaja ühte valemit ja see valem võiks olla meil ümbermõõdu valem. Ehk siis ümbermõõdu valem võrdhaarse kolmnurga puhul oleks siis seesugune. P võrdub alus pluss haar pluss haar. Alus ja 2 haara. Ja need kõik tuleb omavahel kokku liita. Nüüd olemas on meil ümbermõõt ehk siis 3,5 meetrit. Teame, et tegu on võrdhaarse kolmnurgaga ehk siis mõlemad ülejäänud küljed on võrdse pikkusega. Ja samuti on meil öeldud, et alus on 1 meetri võrra lühem haaradest. Seega me saame hakata asendama. Esiteks me saame asendada ära tähe P, sest et P on ümbermõõt ja ümbermõõt on meil teada, mis on siis 3,5 meetrit. Võib ka kohe kirja panna, et 3,5 meetrit võrdub. Nüüd, selleks, et meil oleks võrrand, meil oleks vaja ühte tundmatut. Ja tundmatuks ma võtaksin hetkel haara, mille ma tähistan tähega X. Ehk siis X pluss X pluss ja nüüd, kuidas ma saaksin aluse tähistada. Aluset ma X-iga tähistada ei saa, sellepärast, et alus ei ole võrdne haaraga. Aga meil on öeldud aluse kohta selline lause, et alus on 1 meetri võrra lühem kui haarad. Kui meil haarade tähiseks on X, siis aluse tähiseks saab olema X miinus 1. Ja kuna siin võrrandis sulu ees on plussmärk, siis tehniliselt neid sulgusid siia vaja ei ole. Ja ma võin kohe kirjutada, et 3,5 võrdub X pluss X miinus 1. Edasi tuleb mul vabaliikmed viia ühele poole ja tundmatud viia teisele poole. Tähendab seda, et ma selle miinus 1 viin teisele poole võrdusmärki ja nüüd tema ees muutub märk positiivseks. Kui ta siin pool on miinusmärgiga, siis teisele poole viies temast saab plussmärgiga 1. Ehk 3,5 pluss 1 võrdub. Ja nüüd mitu X-i on meil teisel pool? Kokku on ju 3, ehk siis 3 X-i. Selle summa saame siin välja arvutada, mis on meil 4,5. Ja see võrdub 3 X-iga. Nüüd 3 X-iga pole mul midagi teha. Mina tahaksin teada 1 X-i suurust. Ja selleks, et ma saaksin 3 X-ist 1, ma pean jagama selle vastuse, pean jagama X-i ees oleva arvuga, ehk siis 3-ga. Ma jagan terve võrrandi läbi 3-ga. Ja 4,5 jagatud 3-ga on meil siis 1,5. 3 jagatud 3-ga on 1. Ja seda pole nagu otseselt mõtet kirjutada, nii et ma võin lihtsalt jättagi X-i siia. Ehk siis nüüd ma sain teada, et X võrdub 1,5-ga. Võid ka kohad vahetada, et näeb natukene parem välja see võrdus, ehk siis X võrdub 1,5. Nüüd, kuna meil X-iga oli tähistatud haarade suurus, siis ülesanne ei ole veel täielikult lahendatud. Meil oli küsitud kolmnurga aluse pikkust. Aluse me ju määratlesime, et alus oli X miinus 1. Seega tuleb meil alus veel leida. Ja aluse ma leian niimoodi, et ma võtan 1,5 ära 1
mis võrdub siis 0,5-ga ja see on meil nüüd alus. Kuna tegemist on tekstiülesandega, siis kindlasti võiks olemas olla ka kontroll. Ja kontrolli saame me teostada valemi põhjal. Valemiks oli meil siis see, et P võrdub alus pluss haar, ehk siis P võrdub, uus alus, mis me arvutasime, oli meil 0,5 ja haarad olid meil mõlemad 1,5. Nii, 1,5 pluss 1,5 on 3, 3 pluss 0,5 on 3,5 meetrit. Ja kuna vastused klapivad, järelikult ülesanne on meil korrektselt sooritatud ja saame kirja panna ka vastuse. Ehk siis vastuseks läheb, et kolmnurga aluse pikkus on 0,5 meetrit. Haarade pikkust pole meil vaja vastusesse kirjutada, sest seda meil ei ole küsitud. Ja nii saigi meie ülesanne lahendatud.